Tere taas kord tagasi tulemas siiapoole meil nüüd siin Reisikuslav. Tere, Reisi! No tere! Räägi, millega sina toimetad? No mina olen ikkagi õpetaja ja õpetan Viimsi gümnaasiumis ajalugu ja ühiskonnaõpetust ja sellist õppeainet nagu õpetaja kui juht. Ja sellest aastast õpetan ka Jõhvi gümnaasiumis õppemeetodid ja strateegiad, sellist õppeainet. Ja kusjuures kordagi ma Jõhvis kohal käinud ei ole, et see kõik on toimunud distantsõppe tingimustes. Nii et jah, see ma olen. Jaa, Reisi, aga hakkame siis kohe otsast pihta. Kuidas siis ikka saada lapsed tunnis osalema? Vaat see on selline suur müstiline küsimus, milles me räägime kõigiga ja me saame erinevaid huvitavaid tahkusid, sest maailm ongi ju täis võimalusi. Et mida sina teed? See on väga ambitsioonikas küsimus ja kõik need küsimused, mis minule tulevad, et nii palju, kui ma neid tean, siis ma mõtlen, et kui ma teaksin kõikidel nende vastuseid, no siis ei oleks probleemi. Aga ma täna siis jagan oma kogemusi ja võib-olla oma kolleegide kogemusi, oma kooli kogemust ja kuidas saada õpilased tunnis osalema. Selleks teemegi väikse katse kohe siin teiega, vaatajatega. Et teile ilmub sinna YouTube'i chati siis üks link, üks Padleti link. Ja ma palun, et te kirjutaksite, avaksite selle lingi ja kirjuta siia 2-3 mõtet, mis sind täna on enim kõnetanud. Et hakkame kohe väikse sellise katsega, vaatame, kas meie kuulajad, vaatajad on praegu mõttega kaasas või mitte. Nii et ootame esimesi vastuseid siia lehele. Ja kusjuures õpetajad, kes meid siis ka vaatavad, võivad ka kasutada seda sama keskkonda, et see on hästi selline mõnus ja lihtne. Nii. Meil veel vastuseid ei ole, ootame siis natuke. Me siis jälgime, et meie siin hakkame juba toimetama, et meie ootame siia erinevaid siis tõesti neid mõtteid. Aga hakkame siis pihta ka Reisi, mida sina teed, et paremini siis tõesti õpilasi kaasata. Et siin me nüüd saame kasutada ühte meetodit. Nii et aga mis on veel siis need asjad, millega sa kaasad? No näed, et juba tuleb. Juba tuleb, et ma võib-olla ei lähekski veel konkreetsete meetodite juurde, et ma räägikski, et miks ma seda teil lasin teha. Jaa. Et õpetaja ju õpilase pea sisse nii-öelda ei näe, eriti distantsõppe tingimustes, aga õpetaja teab või võiks vähemalt teada, kuidas õpilane õpib. Õpilane õpib siis, kui ta on ise aktiivne. Ehk siis, kui tunnis on aktiivne õpetaja seletab, õpetaja räägib, õpetaja näitab, siis õpetaja õpib kõige rohkem. Et me ei tea, mida seal lapsed kodus teevad, eriti kui neil näiteks kaamerat sees ei ole, siis nad võib-olla hoopis magavad ja puhkavad, nagu mulle paljud õpilased on öeldud, et õpetaja, ma tahan lihtsalt praegu lamada ja puhata. Ma ütlesin, no tule ikka, istu laua taha. Nii et tuleb kasutada selliseid meetodeid, mis kaasaksid õpilasi, et õpilased oleksid aktiivsed ja ma näen, et nii palju aktiivseid õpilasi on meil juba. Vaatame, mis meil siin siis kirjas on. Ja siia veel tuleb, kes on taburett. Okei, see juba läks ära. Nii kiiresti tuleb neid vastuseid, et ei jõuagi siin lugeda, aga teie saate ka lugeda üksteise vastuseid ja ka likeida üksteise vastuseid ja kommenteerida. Ehk siis jah, see on võib-olla näide aktiivõppest ja sellest, et õpilased on mõttega kaasas. Et on aktiivsed õpilased. On aktiivsed õpilased ja mina saan kohe tagasisidet ja teie saate ka natuke reflekteerida selle üle, mida te täna juba õppinud olete. Et kunagi pole mõtet nagu uut teadmist omandada ja siis seda kuhugi jätta või vihikusse jätta või sinna paika jätta, et tuleme ikka uuesti selle juurde tagasi, mõtleme läbi, kirjutame läbi, vaatame, mis teised on kirjutanud, et selline mõnus ja tore meetod. Et minu jaoks on kõik need teadmised praegu uued, mis te kirjutate, sellepärast, et mina andsin tunde alates kella 10 kuni kella 4, nii et ma pole üldse kuulanud teid täna, nii et kindlasti taburett, nagu tundub, et mingisugune meetod või ma ei tea, mis see südamega taburett oli meil 3 jalga. Tundub, et see on inimestele meelde jäänud taburett. Toivo Niinberg. Rühmad peaks väiksemad olema, vist oli seal selline. Jaa, sea ennast esikohale. Päevakava. Suhtle ja kuula. Ole mänguline. Oi, no väga tore. No tore on näha, et olete olemas ja olete meiega. Nii et seda võikski kasutada näiteks. Nii, aga kas mis oli järgmine küsimus? Jaa, et nüüd saime sellise ühise sellise kogemuse, kuidas on võimalik kogeda sellist tõsiselt mõnusat aktiivset õpet. Nii, aga vaatamegi nüüd sellest, et kui laps ütlebki tõesti, et ma ei viitsi tunnis osaleda, ma ei taha, ma ei jõua, mida sina siis teed?
no siis on probleem ja esialgu kõiki probleeme peab märkama ja nendega tuleb tegeleda. Et kui ma tõesti näen, et laps pole näiteks õpilane, minu õpilased on suured, nad on 18-19 aastased. Et kui ma näen, et ta pole mitu nädalat näiteks tunnis käinud, ta pole töid esitanud, pole teste teinud, mis me teeme, siis ma kirjutan õpilasele ja kui ma sealt vastust ei saa, siis ma kirjutan meie kooli õpilasnõustajale, meil on selline süsteem ja ka lapse mentorile, et igal õpilasel on meil oma mentor ja kirjutan, et on mure selle õpilasega, pole teda ammu näinud, pole teinud töid, kas te teate, mis temaga praegu on, kas midagi on juhtunud ja siis nii me tegutseme, et ükski õpilane meil nagu kaduma läinud ei ole ja tõesti osad õpilased vastavad mulle isiklikult, et on olnud tervisega probleeme, aga püüan olla kohal või siis kui ma teengi väikse märkuse, et pole sind näha olnud kaua, siis ta järgmine tund on olemas. Et kindlasti kõige tähtsam asi on märkamine ja tegutsemine, et ei tohi lasta õpilast kaduma, et tõesti pole kuulnud, pole näinud, et sellist olukorda lihtsalt ei tohi lasta tekkida ja õpetajad ei tohi sellist asja lubada. Millised on need klassikalised põhjused, miks öeldakse, et ei ole osaletud või ei tulegi välja seda, et miks ei ole osaletud? Üks siis oli see, et on olnud tervisega probleeme. Mis on veel need asjad, millest julgelt räägitakse või jagatakse? Et võib-olla on ka selliseid asju, mida ei jagata, et need vastused sinna mõeldakse teinekord, aga mida on sinuga jagatud? No kõige põhilisemad ongi, et tervislikud probleemid, et kas siis tõesti mingi haigus või vaimselt on väga raske, aga kindlasti on öeldud ka, et aga milleks ma tulen, mul on ju hinded korras, mul pole vaja tulla. Ja siis ma ütlen, et aga kallis õpilane, et meil on juba uus kursus, et su hinded olid korras eelmisel kursusel, et tule ikka, et ma tahan sind näha. Ja nüüd õnneks ta on käinud tunnis. Et lihtsalt on ausalt öeldud, et pole motivatsiooni või ei taha tulla. Jällegi arusaam sellest hariduse omandamisest, et kuivõrd tähtis see on. Et see on jällegi selline siis lapsevanema üks selline komponent, õpetajapoolne komponent, et siis jõuda lapseni selle informatsiooni osas. Aga kuidas siis ikkagi distantsõppe tingimustes paremini ja targemini õppida, Reisi? Hea teema, hea küsimus, et ma vastaks niimoodi, et paremini ja targemini õppida saab siis, kui on õpimotivatsioon. Ja distantsõppe tingimustes on see õpimotivatsioon hästi kerge ära kaduma, sellepärast et lihtne on jääda tuppa, jääda sinna oma tuppa, kas või oma voodisse, vajuda kössi, mõelda, et ma ei viitsi midagi, see on mõttetu, ma ei jaksa. Ja nii ei saagi õppida, et nii kaob see tahe, õppimise tahe ka ära. Nii et kindlasti tuleb ennast säästa, ennast hoida ja leida see tasakaal õppimise ja puhkamise ja aktiivse tegevuse vahel. Ja kuidas seda teha, et on jälle meie Viimsi gümnaasiumi näited, et näiteks õpetajatel on meil selline liikumisväljakutse terve aprillikuu, sellepärast et mitte ainult õpilastel, aga lapsevanematel pole raske, ka õpetajatel on raske ja meil on selline tore algatus nagu Terviseklubi ja nemad tegid sellise liikumise väljakutse, kus on õpetajate tiimid, 4 tiimid ja iga päev peab kirja panema, mitu minutit sa liigud õues. Ja see on väga motiveeriv, vaatad, et nii kolleeg käib 90 minutit koeraga jalutamas, mina võtan oma kassi ja lähen ja jalutan ka 45 minutit või lähen jalutan Viimsist Tallinnasse mitme kolleegiga juba oleme käinud, et tuleb leida sellist tuleb ajada ennast toast välja, tuleb minna õue, tuleb hingata värsket õhku ja täpselt samamoodi õpilased. Et õnneks ka õpilastel on meil neid väljakutseid, et üksi ongi raske leida, et sul ei tohi olla grupitrenn, sa ei tohi inimestega kokku saada, aga virtuaalselt saab ka korraldada neid asju, et õpilastel on meil ka liikumisväljakutsed ja mingisugused fotojahid ja sellised toredad ülesanded, mida virtuaalselt saab teha, nii et ma arvan, et siis, kui õpilane on puhanud, tal on ka muid mõtteid peas, ta näeb päikesepaistet, tal tulevad väiksed tedretäpid näole, et siis on ka see tahe ja motivatsioon nagu õppida ja on lihtsam õppida. Võib-olla väike asi veel, mis ma täna, et mul on üks poiss, kes päris tihti enne tunni algust, kui me koguneme Google Meetis, laseb mingisuguse muusikapala ja täna ta lasi ma mõtlengi, mis ta lasi. Rebecca Black Friday, selline lugu, see on väga halb lugu ja ta lasi seda tunni algus, aga see tekitas nii mõnusa ja toreda meeleolu ja kõik naersid, kes sinna tundi tulid. Ja siis enne viimast tundi ma panin ka Anne Veski selle atmosfääri laulu ja kõik, kes tundi tulid, ma arvan, et nad ikka juba oli nagu tund toredam ja meil oli toredam koos õppida. Nii et jah, tuleb leida tasakaal ja siis seda motivatsiooniga on.
jah, tavaliselt ju selle liikumisega, et võib-olla räägiks natuke sellest liikumisest, kuna teil on selline tore väljakutse, et kuidas siis saada ikka liikuma, et üks selline meetod, mida mina olen enda puhul kasutanud, on see Mel Robbinsi 5 sekundi reegel, et sa loed 5, 4, 3, 2, 1 püsti ja nüüd minema, sest ma ei hakka lugema -1, -2, -3 ja siis, kui ma loen 1, 2, 3, 4, 5, siis tuleb 6 ka, eks. Siis ma ei tõusegi püsti. Kuidas teie olete saanud õpetajaid liikuma? Sellist meetodit ma ei tea, aga meil on selline ühine Drive'i link ja tabel, kus meil on siis kõik õpetajate nimed, nende võistkondade nimed ja nagu mind isiklikult motiveeribki see, kui ma näen, mida toredad teised teevad ja siis ma ergutan oma võistkonnakaaslasi, et tubli läheb küll ja väga hea ja et jah, näed, et me oleme nagu koos selles olukorras, et me pole üksi ja võtame siis sellest olukorrast viimast, mis on. Et jah, ma arvan, see koos tegemine ja see ongi motiveeriv õpilaste jaoks ka, et eelmine aasta meil on selline tore Instagrami konto nagu FitVGM, et nagu Fit Viimsi gümnaasium ja seal me tegime ka sellise väljakutse, et iga päev oli erinev teema ja iga päev siis üks õpetaja näitas ette, et kas peab jalgrattaga sõitma või mingid jalgpalliharjutusi tegema või isegi boksiharjutused, mingid toredad liikumisharjutused ja siis õpilased pidid ka ennast filmima, kes tahab, siis filmib seda ja siis me iga päev kajastasime seda seal FitVGM kontol ja kõik teised õpilased ka nägid, et ma arvan, et sellega ka me sellist nagu positiivset vibe'i tekitasime sellel raskel ajal, et kindlasti teistes koolides ma olen ka juba kuulnud, et on igasuguseid väljakutseid ja et tehakse koos nagu asju, et see on tore, et tehakse. Ja nagu ma olen aru saanud, et sinul on ka selline tantsuline aspekt on ka südamelähedane, et üks selline stressi maandamis või selline pinge maandamismeetod ongi just see keha liigutamine. Et just öeldaksegi ka ju, et sul on selline pinge või stress peal, teed väikese tantsu, natukene liigud ja mida ka siin Liilian meil hästi soovitab ka selline hüppamine, eks, et sa saad oma vaagna liikuma, saad keha liikuma, et kuidas sina oled enda puhul taipanud, et selline, et kas see tantsulisus annab sulle sellist mõnusalt särtsu ja powerit juurde? No, ma ei ole nagu tantsuline, ma lihtsalt teen sporti, et tantsu ma tegin kooli ajal rahvatantsu, aga nüüd ma ka sportlik olen terve elu olnud, et kuidas see küsimus oli, läks meelest ära? Et just selline liikumine, just ongi see räppimine, toimetamine, kogu see pool, et kuidas sa tunned, et selline äge lisa selline vurd sinu puhul on sulle endale mõjunud, et sa oled endale juurde võtnud mingisuguse sellise ägeda aktiivse nüansi? Ma tean, et see toimib, sellepärast, et ma olen ju kogenud ka seda, kui mul seda ei ole kõrval, et ma kohe mina vajungi ka nagu kössi, et isegi õpilased ütlesid, et Reisi, et sa ei olegi alati rõõmus tunnis ja ma mõtlesin, et tõesti, et mul on ka rasked ajad olnud, et ei saagi kogu aeg rõõmus olla, aga nüüd kuidagi olen sellest august jälle välja tulnud ja ma tean, et see sport mulle hästi mõjub, et see on mulle alati hästi mõjunud, et see on selline väga mõnus tasakaal, et ma mängin ka jalgpalli, et seal ma saan ennast täiega nagu välja elada, kahjuks praegu ei tohi trenni teha koos, aga üksinda ikka natuke võib või paarilisega. Ja olen teinud ka triatloni, et mida raskem ala, seda parem. Tavaliselt öeldaksegi, et kui sa näiteks 100% pead pingutama, siis taastumiseks sellest pead sa vähemalt 50% pärast kehaliikumuse peaga pingutanud, palju vaimset tööd teinud. Et see liikumine igatahes, et sinu puhul ka siis on kindlalt võib tõdeda, saanud tõendusmaterjali füüsiliselt, visuaalselt ka teiste poolt kinnitatult, et nii kui ei ole liikumist, on ka tegelikult emotsioonidega toimetulek oluliselt keerulisem. Olen täiesti nõus. Nii et kõik liikuma, et see tundub, et see on praegu tohutult oluline. Väga. Reisi, aga räägime sellest, et kuidas sina teed enda tunde siis mitmekesisemaks, põnevamaks, kuidas sina enda tundi üles ehitad? Kuidas tunde põnevamaks teha? Kõigepealt ma tahaks öelda, et kolleegid, tehke omavahel koostööd. Et mina olen ka selle avastanud, et kui endal saavad mõtted otsa, siis lähen kalli kolleegi juurde ja küsin, et mida sina teed? Ja siis ta tutvustab mulle seda meetodit, mis ta juba kasutas. Ma ütlesin, et see on väga hea meetod, et ma lähen oma tundi ja teen ka ja ma võib-olla tutvustaksin siis ma valisin välja 3 meetodit, mida ma siin distantsõppe ajal olen teinud.
et kõigepealt selline meetod nagu ühise slideshow koostamine. Õpetaja Kristiine Kuremaa, ma lubasin, et ma mainin ta nime, tutvustas mulle seda. Et põhimõtteliselt see on ka aktiivõppe meetod distantsõppe tingimustes, et mina loon dokumendi sellise, ütleme, Google presentation või mis seal on, esitluse ja jagan ära tööülesanne, näiteks üks peatükk, mis meil oli, ma ei mäleta, raha ja pangandus, ühiskonnaõpetus 12. klass, üks peatükk, 4 lehekülge, jagan ära rühmadesse, et rühm 1 teeb lehekülg 1, 2, 3, 4 ja teie peate tegema oma rühma peale, teil on pool tundi aega 4 slaidi, et slaidi esitlus on mul valmis tehtud ja ka slaidid. Nii et annan neile pool tundi aega, nad peavad oma teema selgeks tegema, panema kirja tähtsamad mõisted, mingid kordamisküsimused, huvitavad faktid, pildid, ka mingid ülesanded ja siis järgmine rühm teeb nagu järgmised slaidid. Ja niimoodi saabki klassi peale kogu uus teema läbi võetud ja siis nad kannavad need slaidid ette, küsivad kordamisküsimusi üksteiselt ülesandeid, et see on väga tore meetod ja seal kohe näeb ära, et kes töötab, põhimõtteliselt nad peavad töötama, sest nad peavad ju ette kandma tunni lõpus ja tund on nagu väga sisukalt kasutatud. Et see on tore meetod. Teine meetod, mis ma nagu ise kasutan võib-olla kõige rohkem, on nagu ümberpööratud klassiruumi meetod just distantsõppe tingimustes, kus uue osa peab õpilane iseseisvalt nii-öelda selgeks tegema kodus. Mitte kodus, aga ma annan sellest tunni ajast, annan talle aega, teen näiteks küsimused peatüki kohta, siis nad tulevad järgmisel tunnil tundi ja ma lasen neil veel gruppides omavahel nende küsimused üle arutada ja siis ma annan neile nii-öelda võimaluse veel minu käest küsida, et mis nüüd jäi arusaamatuks. Täna oli teema tööturg, siis me rääkisime tööjõupuudusest ja tööpuudusest ja nad ütlesid, õpetajad, arutame need küsimused veel enne läbi. Siis arutasime veel omavahel läbi ja siis me teeme väikse testi, nii-öelda tunni kontrolli. Loomulikult võib materjale kasutada, ma ei saa ju neid kuidagi keelata ja siis see test annabki mulle ja neile tagasisidet, et mis neil on selge, mis vajaks veel arutamist, õpetamist ja nii me toimetame, siis võtame jälle uue osa ja et selline ümberpööratud klassiruumi meetod ja ka, et õpilasel on nagu vastutus, et tema tegelikult peab selle teema endale ise selgeks tegema, et tal on võimalus minu käest küsida, ma olen iga tund olemas, ma olen alati valmis vastama küsimustele, aga tema, et kui ta tahab nii-öelda teemat selgeks saada, head tulemust saada töös, siis ta peab ise õppima. Ja ühe ma kirjutasin veel välja, et täna ma katsetasin esimest korda distantsõppe Aliast. Alias on siis sõnaseletusmäng, mida me tunnis väga palju kasutame. Ajaloo mõisteid seletame või ühiskonna mõisteid. Ja eile või paar päeva tagasi oligi, et üks tüdruk ütles, et mida me siis reedel teeme. Sest et õpetajad, teeme midagi toredat, please. Ja ma ütlesin, mida me teeme siis? Mängime kuldvillakut. Kuldvillakut me oleme juba mänginud. Ma ütlesin, et ma luban, et ma mõtlen midagi toredat teile välja ja siis kuna see Alias on nagu tunnis hästi populaarne mul, siis ma mõtlesin, et kuidas seda distantsilt teha. Aga ma mõtlesin välja, aga ma arvan, ma ei hakka seda väga pikalt seletama, kuidas see käib, et võib-olla lapsevanematel pole siin huvitav nagu metoodiliselt, aga saime tehtud ja saime need sõnad seletatud ja kõik külma sõja teemad ka korratud, nii et on võimalik. Kuidas näiteks, too üks näide, kuidas te külma sõja teemat Aliases õpite? Väga huvitav. Ükstapuha, mis teemad saab Aliasega õppida. Nii, meil on kõik külma sõja teemad õpitud. Esimene oli külma sõja algus. Ja siis üks olid 4 rühmad ja nad ise peavad välja valima need sõnad ja mõisted, mida nad üksteisele seletavad. Mitte nii nagu klassikalises Aliase mängus, et sa saad kaardi ja sa seletad sealt pealt sõnu. Ei, sa valid endale ise need mõisted ja sõnad, mida sa seletad. Kõigepealt valid need sealt siis välja, ütleme, et sa valid Marshalli plaan, Trumani doktriin, raudne eesriie, ma ei tea, mis seal veel olid, külma sõja konfliktid, valid näiteks Lääne-Saksamaa, Ida-Saksamaa, Nõukogude Liit, valid sellised sõnad, sest me oleme seda juba õppinud. Siis sa teed endale kindlaks, et sa oskad neid sõnu klassikaaslasele seletada. Ma ütlesin, et kirjutage ka selgitused välja ja siis ongi 4 rühmades, nendel on ees enda sõnad ja enda selgitused ja nad hakkavad neid üksteisele nagu seletama. Et kuidas kutsutakse Lääne ja Ida vastasseisu, mis leidis aset 1947–1991 ja siis klassikaaslane ütleb külm sõda ja siis ütleb, et õige ja siis ütleb klassikaaslase nagu oma seletuse. Et niimoodi nad väikestes rühmades neid sõnu seletasid üksteisega, siis me tulime kokku ja siis oli, et mina hakkasin sõnu seletama neile ja nemad siis kiiruse peale
oma võistkondadega chati kirjutasid õiged vastused, et ma hakkasin alles, et see on üks riik ja juba tuli Saksamaa, Nõukogude Liit, USA mingi, Mattias, sul on õigus, Saksamaa punkt kirja. Nii et on võimalik. Ja väga äge, vaata, see loobki sellist mõnusat energiat. Nii et hea kuule, kui sul tekib küsimusi, et siis YouTube'i kaudu vaadates saad YouTube'i chati siis ka küsimused sinna kirjutada. Aga meie siis Reisi lähme edasi, nii et need olid ka sellised mõnusad, loovad lahendused, mida saab teha siis selle jaoks, et last paremini kaasata. Aga siin on ka tulnud küsimus ülesannete väljamõtlemise kohta. Et üks on selline loov kaasamine, aga kuidas sa mõtled loovalt välja ülesandeid, mida õpilastele anda üldse? No nagu ma ütlesin, mina nagu põhiliselt kasutangi seda ümberpööratud klassiruumi meetodit, kus on lihtsalt küsimused peatüki kohta, et seda võib nii-öelda ülesandeks pidada. Aga kuidas ülesandeid, need samad meetodid tegelikult ongi ju ülesanded, et seda me nagu, see ongi ülesanne. Ülesanne on võtta 2 peatükki, leida sealt 5 märksõna ja kirjutada välja märksõnade selgitused. See on ülesanne. Aga kus sa need võtad, et siin just täpselt ongi selline, et kuidas sa neid välja mõtled? Vaata niimoodi. Niimoodi, need on ühenduses siin on ju. Süda ja ajuni, mida tahaks ise, mida pakuks, mis tuleb pähe, mida ma olen näinud, millised võib-olla telesaateid ma olen näinud, millised mänge ma olen ise mänginud. Vaata, see on kuidagi minule omane, et mina selliseid ülesandeid teen. Et ma olen käinud koolitustel, õppinud Noored kooli programmis, kus see aktiivõpe on väga au sees ja ma olen julgelt katsetanud oma klassiruumis kõiksugu meetodeid. Olen ka ise koolitanud aktiivõppe meetodeid. Ja siis nüüd ma olen siin distantsõppel alguses küll, et no ma ei saa nüüd midagi teha. No kõik minu lõikakleebi meetodid, mul on sellised lõikakleebi, et jagan paberid õpilastele, pange kokku mõisted, leidke paariline, käime klassis ringi, mitte midagi teha ei saa. Aga siis ma mõtlengi, et aga kuidas saab näiteks üks bingo meetod ka, et kuidas seda saab distantsõppel teha ja saab, no kuidagi ikka saab, et ma ei oska, et ma lihtsalt mõtlen need välja, katsetan läbi, ma kujutan ette, kuidas see klassiruumis töötaks. Kujutan ette, et mis on ohukohad, mis on riskid, aga kuidas nagu see töötaks. Et jah, aga loomulikult saab kasutada ka erinevaid keskkondi, et ma nendest veel rääkinud ei ole. Et näiteks saab teha ju ristsõnu, et kui sa ise, lähed, näiteks on selline keskkond nagu puzzle.org, puzzle.org, see on küll tasuline, aga ma arvan, et see on seda väikest $1 väärt, mis ta küsib, et seal saab teha erinevaid ristsõnu ja mida siis õpilased saavad ekraanil nagu täita. Et ka siis sõnade regastikus, sõnade otsimist või memory game, et pead leidma nagu mõiste ja selgituse või mingi pildi ja sõna ja saadad lingi lihtsalt õpilasele ja tema siis saab seda ise nagu pusida. Pärast sa võid ka paluda, et saada mulle see lahend, et näita, mida sa tegid, aga mul on jälle väga suured õpilased, et ma nii-öelda seda nii ei kontrolli, et me saame kokku ja siis nad ütlevad, et jah, me tegime. Need on usaldus. Usaldus, jah, või siis teeme veel koos pärast, et ma teen nüüd ise, et teie öelge mulle õigeid vastuseid. Et selliseid tegelikult digiõppe keskkondi on küll palju, et kas või see sokrativ.com, mida ma kasutan ka väga tihti testide tegemiseks, et kui neid ülesandeid nii nagu peast ei tule. Aga ülesannete puhul ma tahtsin veel öelda, et nagu kuidas neid välja mõelda või et ülesannete puhul eriti distantsõppel on nagu oluline, et need oleksid selgesti sõnastatud, mida peab tegema, arvestada sellega, et aeg on piiratud, et need ei oleks väga ajamahukad, anda selleks õpilasele aega, mitte lasta kiirustades teha, kuidas toimub hindamine, punktid, mille järgi punkte pannakse, kuidas toimub tagasisidestamine, et hästi selline selge peab see struktuur olema, et kõigepealt iseenda jaoks, et õpetaja peab sellest kõigest aru saama, siis võib-olla noor õpetaja võib lasta testida, et elukaaslasel või emal või isal või lapsel, et loe läbi, et kas sa saad aru, mida siin tegema peab, on ju. Ja kui ta ei saa aru, siis õpilased ka ei saa aru. Ja ülesannete puhul veel, et eriti distantsõppes, mis ma tahan südamele panna, et jah, sa selgitad ükskord ära, mida tegema peab. Ja siis sa selgitad teist korda ja siis sa selgitad kolmandat korda ja siis, kui mõni õpilane küsib, et õpetaja mitte tegema peab, siis sa ütled, et ma küll just rääkisin, aga ma selgitan veel, sellepärast, et see on normaalne, et nad ei pane kõike tähele.
et ka täiskasvanute puhul, et ei tasu siis nagu närvi minna, et rahulikult veel öelda, mida peab tegema. Ma näiteks selline mõte, kas te õpilastel olete teinud sellist nii-öelda konkursi, et õppeülesannete väljamõtlemine, et kuidas lihtsamini õppida ja kuidas näiteks õpilaste kaasamist oled teinud ülesannete väljamõtlemisse? Ja ma olen lasknud õpilastel ise koostada kontrolltöid, nii-öelda hindamisvahendeid. Ja loomulikult nad on koostanud igasuguseid slideshow'sid ja esitlusi. Mina ei ole oma ainetundides lasknud neil tunde läbi viia, aga õpetaja kui juhtaines nad reaalselt ka on teistele kaaslastele tunde läbi viinud ja siis nad on küll ise mõelnud ka ülesandeid välja, aga tihti nad tahavad ikkagi seda vana head Kahooti teha. Ma ütlen, et on ka teisi keskkondi, et võite kasutada ka muud, aga ei, kui neile anda võimalus midagi, mul tuligi meelde praegu, mis eile kolleeg soovitas, 1 minuti kõne, et lasta selline ülesanne teha õpilastel näiteks ühiskonnaõpetuses, et las nad võtavad kokku mina ja ühiskond 1 minuti jooksul, mida see tähendab nende jaoks, et on nii huvitav on vaadata ja neid kuulata. Et jah, aga õpilased on ka ise saanud ülesandeid välja mõelda. Ja, aga räägi näiteks just ka sellest, et milline näeb üks sinu koolipäev välja just sellises võtmes, kus sa ise tunned, et nüüd juba läheb liiga palju ja nii-öelda tekib see väsimus ja kuidas sa siis sellest väsimusest nii-öelda ise tagasi tuled, et sa tõesti tabad ära, et vau, et nüüd on see hetk, et tõesti nüüd on stopp ja nüüd ma pean ise endale keskenduma. No minul on see, kui mul on väga palju praegu kontakttunde, ma olen neid ka suures osas kõik nii-öelda ise läbi viinud, et ja siis on mul igasugused lisaprojekte, näiteks praegu on reede õhtu, ma olen siin, ma olen selleks ette valmistanud, et see on ka väike ärevus, siis ma jälle võtan mingi toreda asja vastu, mida pakutakse isegi praegustes tingimustes, see tekitab ka ärevust ja siis kui lõpuks ma tunnen, et mul on nagu liiga palju, et mulle väga meeldib kool ja õpetamine ja haridus on nagu mu südameasi ja ma teen seda kõike suure rõõmu ja naudinguga, aga kui seda on liiga palju, siis ma tunnen, et ma ei saa enam nendest mõtetest enam lahti, et ma kogu aeg olen ja siis ma mõtlen, et nüüd stopp, nüüd võta vähemaks nagu ei, ütle mingitele asjadele ei, võib-olla tee mõni tund natuke iseseisev töö. Seekord on iseseisev töö ja siis ma päris raske südamega nagu kirjutan stuudiumisse, et me ei saa kokku, et tehke palun ise, et ma ei jõua kogu aeg. Et lihtsalt peab seda endale nagu teadvustama, et liiale ei läheks ja siis võtma aega enda jaoks. Aga kuidas sa lahendad seda olukorda just, et kui õpilased tulevad üle, küsivad juurde, et see võib ka olla ka selline lõputu ju, et tund saab läbi ja siis tulevad kas e-mailid sisse, mingisugused muud sellised infod, pluss sa pead ette valmistama ülesandeid, pluss veel võib-olla lastevanematega tegutsema. Et kuidas sa seal iseenda jaoks sellise nii-öelda mitte kiiva kiskuva nii-öelda siis sellise tasakaalu leiad? Väga hull ei ole, ütleme, et jällegi, et rõhutan, et mul on täiskasvanud õpilased, no vähemalt vanuseliselt. Eks nad ikka kirjutavad mulle vahel lausa Messengeri, muidugi ma seda ei poolda, et õpetajale Messengeri kirjutada. Aga see on jälle üks koht, eks, millele tähelepanu pöörata, et kust jooksevad piirid, et nendest anda ka nüüd teada õpilastele. Ja ütleme, et see ei ole mulle koormav, mulle ei tule ööd ja päevad läbi küsimusi, mida ma tegema pean. Ma tundides proovin ennast väga selgelt väljendada. Kogu info on alati tunni kirjelduses olemas, mida, kuidas tegema peab. Ja kui minu mentorgrupi õpilased, kelle jaoks ma olen nagu nii-öelda klassijuhatamise asemel, on meil mentorsüsteem, kui nemad tõesti midagi küsivad, siis ma vastan neile. Et see ei ole mu jaoks probleem neile vastata, ütleme, kas kohe või mõne aja pärast. Ja lapse vanematega mul ei ole olnud probleeme viimasel ajal ega eriti üldse. Aga kuidas enda päeva niimoodi üles sead, et sa saadki ise endale aega, et kas sul mingi kell lõpeb tööpäev ära või kuidas sa seda ise enda jaoks lahendad, et sul enda jaoks jääb ka aega? Ja, muidugi, mul lõpeb õhtul tööpäev ära. Mis kell? No täna lõppes viimase tunniga kell 4, et eile lõppes päris palju hiljem ja ütleme 5-6. Aga
5-6 ta tavaliselt lõpeb ja alati ei ole nii, et jõuan kõik koolimajas ära tehtud või tööaja sees, et siis ma ei tee õhtuti, mulle ei meeldi õhtuti tööd teha, ma olen väsinud, ma ei taha, ma teengi oma sporti või vaatan telekat või Aktuaalset Kaamerat või poliitikasaateid või mõtlen muid asju, aga tööd ma ei tee. Ja kui tõesti vaja, siis ma teen nädalavahetustel. Et seega muidugi ei ole parim variant, aga mulle meeldib nagu puhanud peaga, et mul ei ole kiiret, et ma saan rahulikult keskenduda oma tööasjadele. Et jah, ma kunagi niiviisi nagu ööd-päevad läbi ei tööta. Aga mis sa ütleksid neile õpetajatele, kellel tegelikult kasvab vahepeal üle pea, tuleb palju küsimusi, siis tõesti olengi siin kuulnud, kes siin tõesti poole ööni enda ülesandeid ette valmistavad, töid parandavad, nii et kogu see pool kasvab üle pea. Kuidas sellest välja tulla? Võib-olla teha siis selliseid ülesandeid, mida ei pea parandama ööd-päevad läbi. Et võib-olla teha selliseid tunde, kus kasutad seda aega, mis nagu tunni ajaks ette nähtud on või teedki rohkem neid automaatkontrolliga teste, et kui mina ka enne neid ei teinud. Ja ma ei taha, nagu see ei ole mu ideaalne õpetamisvorm, et ma teen valikvastustega testi või õpilane peab lihtsalt otsustama, kas see lause on õige või vale. See ei ole mu ideaal, aga mina pean ka siin distantsõppe tingimustes ellu jääma. Et ma arvan, et praeguses olukorras selline vorm, nii-öelda tagasisidestamise vorm on okei. Ja ma julgustan õpetajaid ka seda rohkem kasutama enese hoiu eesmärgil. Et tehke siis neid automaatkontrolliga teste ja ärge laske neil nii. Muidugi kerge öelda siin on ju eesti keele õpetajatele ja inglise keele õpetajatele, kes neid esseid peavad parandama, et võib-olla siis natukene vähem lasta neid ülesandeid teha. Aga see on raske küsimus, jah. Et mõeldagi sellel suunal tõesti, et kuidas siis jah, et oma aega vähem peaks sisse panema, et mis tüüpi ülesannet teha. Näiteks, et õpilased siis kontrollivad omavahel, kommenteerivad, tagasisidestavad ja siis pärast võib-olla seal tunnis siis leitaksegi, et mis oli kellegi töös näiteks märkimisväärset, mis leiti, kuidas lahendati, et jällegi siis andagi võib-olla rolli õpilastele, et tekib põnevust juurde, nad õpivad midagi uut. Vau, et kas me lugesime sama raamatut või? Jaa, et selline ülesanne mul oli. Mulle selle ülesande tegi minu praktikant Tallinna Ülikoolist, et õpilased pidid tegema essee Uganda iseseisvumise kohta ja nad pidid üksteise töid lugema ja tagasisidestama siis ajaloo arutluse hindamisjuhendi järgi, et nad esimest korda seda juhendit nägid. Nüüd tuli välja, et ma pole lasknud arutlusi kirjutada, sest mul on palju õpilasi. Aga jah, et arutluse nad kirjutasid ja hindasid siis üksteise tööd ja andsid tagasisidet ja mina lihtsalt panin, et on arvestatud. Et ma tavaliselt panen ikkagi nagu numbrilise hinda, meil on 100%, aga seekord jällegi on arvestatud. Et seekord hindasin nii ja ma ei pidanudki nii väga nii-öelda vaeva nägema selle ülesandega, siis lihtsalt selgitasin, mida peab tegema, andsin neile ülesande, pärast natuke rääkisime, nad andsid, neil oli ka ülesanne sellele ülesandele tagasisidet anda ja sellele praktikandile, nii et ma arvan, et see oli väga hea õppimiskoht kõigile. No ja vaata, tuligi analüüsida, tuli lugeda, tuli õppida nii-öelda juhendi järgi tegutsema, nendest asjadest, punktidest aru saada, et seda õppimise kohta tegelikult see on nagu selline projekti juhtimine. Mulle hetkel tundub, et hetkel see nii-öelda see kriisiaeg õpetab lapsi nii-öelda hästi praktilises elus nii-öelda projekte juhtima, mis on tegelikult ju edasises elus niivõrd tähtis. Ma loodan ka, ja ma loodan ka, et mitte ainult nagu delegeerima ülesandeid vanematele või kellelegi teisele, sest see on ju ka oluline oskus, ülesannete delegeerimine. Aga jah. Kõik need komponendid on olnud ju väga tähtsad. Aga millised on olnud sinu sellise peamised väljakutsed just õpetajana antud nii-öelda, võtame siis antud aastaperioodi jooksul, et kui sa nüüd kõrvutad seda nii-öelda selle eelneva ajaga ja selle praeguse ajaga, et mida sa oled pidanud enda mõtteviisis, väljenduses ja ka tegudes muutma? Ma arvan, minu jaoks ongi kõige raske, ma arvan, et paljude õpetajate jaoks, et seda kontakti ei ole õpilastega ja alati ei ole tore, et meil täna tõesti oli nagu toredad tunnid, aga paljud tunnid on ikkagi sellised, oli kah ja jälle hakkame nagu selline
tüütu on ja inimesed on nagu stressis ja nad ei jaksagi sealt voodist tõusta ja siis see viib ka minu meeleolu alla. Ja sellega on nagu minul raske toime tulla, sellepärast, et kuna õpilased klassiruumis annavad mulle nagu nii palju tagasi, et mina annan neile, nemad mulle ja distantsõppe ajal nagu ma ei tunne seda, et nad nagu annaks mulle nii palju ja siis ma ei jaksa neile ka anda ja siis see võitlus minu sees, et ma ju tegelikult tahaksin, aga ma ju ka alati ei jaksa ja just need samad meetodid, mida ma klassis nii palju kasutan ja mis on toredad ja sellised arutelud, et jah, ma saan lasta neile arutelu teha seal kuskil Google Meeti teises keskkonnas, aga ma ei ole seal tegelikult, ma ei tea, kas nad arutlevad. Ma loodan, et nad arutlevad. Aga jah, sellised asjad on nagu rasked olnud, et just kuidas seda tundi ikkagi nagu huvitavalt teha ja kuidas leida endas motivatsiooni, et pingutada, et see tund huvitav oleks, sest kindlasti on mu tunnid vähem huvitavamad nüüd distantsõppe ajal kui muidu, aga jälle pean nagu olema nii-öelda leppima, et nii on, et alati ei jõua ja ei jaksa ja loodame, et see aeg saab ükskord läbi. Ehk et see inimeseks olemise jällegi enne me siin rääkisime just need baasvajadustest, et õpetaja ka need siis baasvajadused võivad jääda lihtsalt inimesena täitmata. Et me väga tihti mõtleme lapse peale, et tema baasvajadused ja õpetajal on ka baasvajadused, sest et on ka tema inimene, kus jõudsime huvitava faktini. Et tõesti toit ja vesi ja nii-öelda need füsioloogilised vajadused on kaetud, aga järgmine asi jällegi ongi see nii-öelda Maslow teine aste ongi see turvatunne, see enda mõnus, see täidetuse tunne. Et kui see ju ka ära kaob, see kontaktitunne, siis see tegelikult ju mõjub õpetajale täpselt samamoodi nagu lapsele. Nii et võibki öelda, et me siis selles ühes nagu veebitunnis oleme täpselt nagu samas paadis aerutavad nii-öelda siis sõudjad, et kes siis peaks mõlemad nii-öelda haarama ühe selle nii-öelda juhtimise poole sealt, et mõlemad pooled oleksid täidetud. Et see ka tõesti, et nii tore, et sa jagasid seda mõtet just, et sina tahad ka seda nii-öelda täidetuse poolt sellest, et see energia tuleb just kohalolust ja laste kohalolust ja nende energiast ka ja siis sa saad ju ka vastu anda. Et aga ikkagi ma arvan, et distantsõpe, ma ei tea, võib-olla ma pahandan õpetajaid, aga õpilaste jaoks on ikkagi raskem kui õpetajate, sellepärast et õpetajad õpetavad enamasti. Nemad ikkagi on rohkem aktiivsed, nemad alustavad oma tunniga, nemad räägivad uut teemat, aga mõelge õpilased, nad peavad hommikust, ma loodan, et nad ei pea lihtsalt istuma ja kuulama, mida õpetaja räägib ja see on nii väsitav. Ma olen mõnel veebikonverentsil ka käinud, aga ma ei jaksa. Väga tublid, et teie jaksate praegu siin istuda ja kuulata. Et ikkagi rohkem anda aktiivsust ja rolli ja seda tunni üles ehitamisel nagu õpilasele. Tehke nüüd teie viige läbi, teie esitlege, kandke ette, et nad tunneksid ka, et nad nagu teevad midagi. Mitte lihtsalt ei oleks passiivsed. Et jõuamegi sinna täpselt selle aktiivse kaasamise, nii et ega kui tõesti, kas siin enne sai räägitud, et toimub lihtsalt ette lugemine, siis tõesti teisel pool juba vajub silm kinni ja võibki kogeda, et näed, et mul endal on ka lugemisoskus olemas, et ma siis lähen loen ka võib-olla. Et tõesti, et kui suuta see kas või tagurpidi klassiruum teha juba, et nii-öelda sellest lugemisest, et juba siis on ju oluliselt parem. Et kui õpetaja võib-olla, kuidas sulle tundub, et kui ta tõesti märkab, et mul ei ole täna energiat või sellist tunnetust, aga sisemine vastutus justkui ütleb, et ma ei saa seda justkui lastele anda, siis tegelikult ja võib mõelda teistmoodi ka, on ju. Et laps saab ise selles rollis tegelikult nii hästi hakkama või õpib tegelikult 10 korda rohkem. Ja isegi kui ta ei saa hakkama, siis ta õpib. Sellepärast, sest lapsed on koolis selleks, et õppida ja õpetajad peavad julgema anda see vastutus lapse kätte, et mina tean sellest teemast ja mina õpetan kõike õigesti ja hästi ja mina saan sellest targemaks, sest mina õpetan. Aga kui anda see ülesanne lapsele, jah, tal läheb valesti, ta ei oska seda mõistet selgitada, siin on ebatäpsus, seal, aga nüüd mina saangi aru, et mida ta veel ei oska ja mida ta juba oskab ja tema õpib sellest nagu see on lihtsalt nii õige, palun tehke seda. Jaa, no nii, aga võtame siit korraga mõned küsimused vahepeale siis. Nii, kuidas veel saaks õpilase seesmist motivatsiooni tekitada, et ta mitte ainult väliste nõudmistega ellu jääks? Kas on nippe?
no ma arvan, et sellest ma olengi praegu siin rääkinud, et kõik see aktiivõpe ja see, et tunnis nagu oleks tore ja võib-olla just see, et tekita see mõnus meeleolu tunni alguses, et õpilane nagu ootaks seda tundi ja ta tahaks seal olla ja ta teab, et ta on seal tunnis oluline ja ta saab seal ennast väljendada ja et jah, et muidugi on, et raske seda motivatsiooni leida, aga need on need asjad, mida nagu õpetaja teha saab. Kõike ka ei saa. Vaata tegelikult, kuna mina ise praegu õpin ka psühhoterapeudiks, eks, ja sa ütled, et raske teha, et vaata see sõnade valik jällegi on nagu hästi tähtis ju, et kui vaata selline raskus tuleb peale, siis tulebki võib-olla sõnu tagurpidi pöörata, et siis on, et milline põnev väljakutse, et kas seda vaadata nii-öelda siis sellise uudishimu, elevuse ja põnevusega, eks, et see ka ju hästi palju loeb, kas ise oled tunnetanud vahet sellises kontekstis? Jah, nagu, aga mul on pigem nagu see suhtumine või siuke, et kas ma nüüd olen nagu hergas ja aktiivne ja tahan seda teha või ma olen nagu ongi raske, päriselt. Aga samas olgem ausad, see on aasta aega, mitte järjest, eks distantsõpet on nii palju olnud ja see ongi raske. See on ju aus vastus. Ja see on absoluutselt aus. Jah, et ongi, aga nüüd see teadmine just, et sellest on võimalik välja tulla, et mul just sõber ka jagas hästi head nii-öelda lauset, et ka see möödub. Jah, et see annab siis hästi sellise mõnusa nagu tunde, et see läheb mööda. Et see ei jää igavesti nii ja just, et see ongi raske, see on väljakutse, aga mis ma saan teha selle jaoks, et natukene siis teistmoodi sellesse asja nii-öelda väike tants või liikumine ja nii-öelda siis see toimetamine. Võtame veel küsimuse, et mõni näpunäide 1. kuni 4. klassi lapsevanematele, mida me peaks teisiti tegema või paremini tegema? Sinul küll on vaata suure klassid, nüüd sa saad natuke mõelda sinna väiksemate tasandile. Mida sa teeksid? Mul ei ole oma lapsi ja ma ei õpeta 1. kuni 4. klassi. Mida me peaks teisiti tegema või ma arvan, et te teete juba väga hästi, et te olete praegu siin ja kuulate seda veebikonverentsi ja tahate midagi paremini teha ja panete neid näpunäiteid endale kõrva taha, et see on juba väga hea, nii et ma kiidan teid selle eest. Mõni näpunäide. Ma ei tea, aga võib-olla proovige, kui te niikuinii koos õpite, ma ei tea, kuivõrd koos õpitakse, just ma arvan, et algklasside lastega ikka õpitakse, et proovige näiteks seda aliase mängu teha. Tehke niiviisi, et on uus peatükk, on mingisugused sõnad, mille tähendust ta peab teadma või oskama neid seletada ja proovige mängida niiviisi, et las ta siis seletab neid sõnu ja teie arvate ja teie seletate ja tema arvab ja äkki on tore, äkki on kasulik. Et mul on üks sõbranna, kes elab Ameerika Ühendriikides, on ka õpetaja ja jagame siis kogemusi ja siis ta üleeile helistas mulle, tead Reesi, ma nüüd proovisin oma poistega, ta õpetab katoliiklikus poiste erakoolis, et ma nüüd proovisin seda aliast bioloogiaõpetaja ja tead, kuidas see toimis. Poisid ütlesid, neil on kõik selge kontrolltööks, see on nii tore, et jah, seda meetodit võib-olla võib proovida ka kodus. Jaa, absoluutselt. No näiteks nagu me autos teeme ka. Mul on ju 6-aastane, eks, aga võib ka 1. klassiga teha niimoodi, et sul on sõna, algab mingi tähega, lõpeb mingi tähega, järgmine ütleb selle järgmise sõna, eks. Ja täpselt kas või mingisuguses sellises samas teemavaldkonnas. Et mõeldagi, et mis sellega seostub, et jällegi sellist nagu loovust ja loogilisust tekitada. Niimoodi siin tegelikult siis nüüd mul tuleb sulle öelda, et see oli selline nõue, et Reesi positiivsus võiks olla nagu viirus, millesse kõik õpetajad nakatuksid. Et see on see suur asi, mis tegelikult täna ongi äge, et see on raske, aga me tuleme sellest läbi. Me liigume, me teeme trenni, me võtame aega endale, me mõtleme, kui isegi tahaks õpetajana võtta selle vastutuse, et kontrolliks terve õhtu otsa töid. Ei, ma valin sellise ülesande teha, kus on see kontrollimine tehtud kas siis automaatseks või õpilased teevad seda omavahel, kus nad õpivad ju väga palju teistelt ka. Nii, kas Reesi on nõus teistesse koolidesse ka tulema õpetajaid motiveerima teemal huvitavad tunnid?
väga ja mul on kahju, et ma pole see aasta seda saanud teha, et ma tõesti koolitusi teen aktiivõppe meetodite ja tunni planeerimise teemal, aga kahjuks koroona tõttu ma pole saanud koolidesse kohale minna või siis inimesed ei ole saanud minu koolitustele tulla, aga ühe veebikoolituse me oma kolleegiga küll tegime aktiivõppe veebitunnis. See oli väga populaarne ja meil on plaan seda veel teha, aga jällegi, et see on jälle üks lisakoormus. Aga kus selle kohta infot saaks, kui see peaks nii-öelda kunagi tulema, et kus seda saaks otsida? No Facebook räppiv õpetaja Reesi. Võite seda lehte laikida, seal ma jagan toredaid seiku igapäeva koolielust, panen pilte oma kassiga. Kes on mul kaasõpetaja nagu kodus. Öeldakse täpselt, et loom on ka väga hea stressimaandaja, nii et täpselt ongi liikumine, loom, et siin hakkab tekkima mingi pakett, vaata, mis justkui peaks olemas olema, et see nii-öelda maandus oleks tehtud. Ja, et räppiv õpetaja Reisi võite lehte laikida ja seal ma jagan kindlasti infot, kui peaks tulema uuesti, et selle nimetus oligi aktiivõppe veebitunnis, et võite ka selle märksõna kaudu leida selle eelmise ürituse üles ja sinna alla me lubasime ka panna infot, et kui me peaksime sama koolitust uuesti tegema. Ja kas te seal aktiivtunni koolitusel räägite neid samu näiteid ka, mis sa praegu siia teid need 3 tükki näiteks? Mitte me ainult ei räägi, vaid me teeme kõik läbi. Kõik see füüsilise kogemus, et mismoodi oleks olla seal teisel pool siis? Jah, me osasid tõesti nagu lihtsalt räägime, aga näiteks see Padleti ülesanne, et me teeme seal läbi, et mina teengi läbi Socrative testi nendega või selle Memory Game ristsõna keskkonnas lasen kõikidel osalejatel läbi teha selle mängu, et siis selle kaudu ju õpib kõige paremini. Et praegu, nagu ma ütlen, mina räägin, mina õpin. Väga hea, aga kuidas sa leidsid iseenda jaoks, kuna sa ütlesid enne, et sa oled tegelenudki kunagi rahvatantsuga, siis sa oled jalgkunst, sa mängid jalgpalli, siis sa teed sporti. Aga kuidas sa ikkagi selle räppimiseni jõudsid, et sa iseendale selle, et kus ma tahan jõuda, et iseendale selline mingi mõnus asi juurde saada, et mis on sinu selline, kuidas sa leidsid iseendale selle asja, kus sina saad selle maanduse, selle mõnusa asja, et mis sind täidab, sinu tassi täidab? See räppimine tuli, ma olen õppinud muusikakoolis, lõpetanud muusikakooli klaveri erialal ja laulnud terve elu ka, aga olen alati öelnud, et nii andekas laulja ma ei ole, et esineda laulmisega, aga rütmitaju on mul siiski olemas ja sõnu ka kuidagi oskan seada. Nii et see räppimine on tulnud tänu õpetaja ametile. Ma ei tea, kuidas, see lihtsalt tuli. Ja siis ma olen ju käinud koolitustel õpetaja hariduse kõneisik ja noored kool ja kõik selline avalik esinemine ja enda mingi missiooni leidmine ja siis kuidagi see räppimine on tulnud minuni ja ma olen sellest nii-öelda oma brändi teinud, et väga teadlikult ja seda kasutanud ja tänu sellele olen ma nagu saanud õpetaja ametit propageerida ühiskonnas, et see on nagu nii-öelda minu eripära, ma arvan, sellepärast mind ka paljudesse kohtadesse kutsutakse, mul on selle üle hea meel ja mina saan muuta Eesti hariduse tänu sellele paremaks. Väga äge ja tegelikult siit tekibki täpselt mõte, et igal õpetajal võikski olla see tema enda mingisugune nii-öelda see positiivne kiiks juures, mis teeb tema üliägedaks ehk et mis talle endale meeldib. Igal õpetajal on kiiks juures niikuinii ja positiivne ka. Aga toob seda julgemini välja niimoodi, et tõesti, et vau, et see on äge selliselt, et see tekitabki seda energiat, seda head tunnet nagu sinus endas, eks. Et julgeks kõik õpetajad ei taha nii-öelda püünele ja neid ei saa ka nagu sundida, et ma püünele ei mõtlegi lihtsalt, et ise ennast laadida, et ollagi selline teadlik iseenda laadi, et nagu siis ütlesid, et sa oled hästi nagu teadlikult seda teinud ja sa oled sellest ise väga palju positiivset energiat saanud, pluss sa saad teha Eesti haridust paremaks, et siin on selline missioon, iseenda laadimine, õpilaste parem kaasamine, kogu see aspekt, et üldse ei peagi kuskile püünele minema. Pigem on ju see, et kui sa oled ise täidetud, siis sa tahadki rohkem ju anda. Ja. On ju nii? Võiks küll, muidugi, võiks leida, võiks tegeleda sellega ja võiks julgelt
oma kiikse uhkust tunda selle üle, kes sa oled ja milline sa oled. Jaa, väga äge. Niimoodi, nüüd meil hakkab taaskord siin aeg nii-öelda siis ühele poole saama. Reisi veel paar viimast mõtet, mida sa sooviksid õpetajatele edastada ja siis võtame ka paar mõtet lapsevanematele ja võtame ka lastele, miks mitte? Issa, nii raske. Seda küsimust ei olnud, mul pole vastatud. Loov lähenemine. Õpetajatele? Õpetajatele. No ma ikka armastan öelda, et elame veel. Nii, siis lapsevanemad. Lapsevanematele samamoodi, et küll see raske aeg saab läbi ja midagi ei ole teha ja mis on olnud, see on olnud ja lähme edasi ja elu läheb edasi. Äge. Ja lastele? Suvi ju tuleb varsti, kõigepealt tuleb vaheaeg, nädal aega veel koolis ja siis on vaheaeg ja siis minge õue, tehke toredaid asju, ärge mõelge koolile, välja arvatud 12. klass, teie valmistage riigieksamiks ja siis tuleme tagasi ja see viimane periood läheb alati kõige kiiremini, isegi distantsõppes ja siis on suvi ja siis algab sügis ja siis loodetavasti saame normaalse elu juurde tagasi. Yes, väga hea. Reisi, suur aitäh, et sa tulid. Mina sain mõnusa sellise positiivse energialaksu. Ma usun, et kuulajad ka on praegu tooli pealt ümber kukkunud, kui nad enda tooli peal istusid. Et niivõrd tore. Nii et sellist tõesti, vaat sellist positiivset energiat soovime siis kogu Eestile. Suur aitäh, et sa tulid, oma aja võtsid selle lisaprojekti, et sa meid valisid. Aitäh, et kutsusite. Ja kallis kuulaja, suur aitäh, et oled meiega olnud. Teemegi nüüd siis sirutuse venituse, väikse tantsu, väikse kiire õue hüppamise, väikse värske õhu hingamise ja tuleme tagasi juba siis taas kord mõnede minutite pärast.